Tervist kõikidele! Mu nimi on Kedalin, ma olen praegu 16, olen vahetusaastal Ameerikas praegu ja mind siis pandi Colorado Springsi, Colorados. Ja ma mõtlesin, et ma annan lihtsalt tulevastele ka siis fleksikatele või siis üleüldiselt vahetusõpilastele, kes tulevad spetsiifiliselt Ameerikasse. Aga see võib ka samas minna absoluutselt teistesse riikidesse. Lihtsalt paar sellist väikest nippi, või sellist asja, mida siis meeles pidada, kui sa pakid enda vahetusaasta jaoks. Ma tean, et veel ei ole aeg pakkimise jaoks, aga see on varsti tulemas ning ma tean, et mina sellel ajal aprillis siis eelmine aasta juba mõtlesin selle peale, et mida ma kaasa võtan ja mida ma kindlasti peaksin koju jätma. Ja, video kallale. Esiteks siis arvatavasti on siis see, et sul on üks suur kohver, mille sa siis sisse check-inid ja siis sul on käsipagas ning arvatavasti mingi seljakott või midagi sellist või tote bag või mis iganes riideskott, whatever. Mis kott sul on, see sul on, eks ju. Mis ma soovitaksin suurde kohvrisse on siis see, et jäta endale ruumi. Minu olukorras ma vahetasin peresi 3 korda ja see pakkimine oli reaalne peavalu. Sest et sa muudkui võtad asjad välja, pakid jälle uuesti, võtad asjad välja, pakid jälle uuesti, võtad asjad välja. Ja siis nüüd varsti pean ma uuesti need ära pakkima, mis on kahjuks nii kurb. Aga seega kindlasti ära võtta nagu tohutus koguses riided, sest usu mind, sa ostad siin enda riideid juurde. Nagu muu garderoob reaalselt suurenes nagu mingi 3 korda siin. Seega jäta ruumi enda kohvris, sest et sa ostad kindlasti riideid siin juurde. Ja ma ei tea, kuidas teil on, aga Eesti, Flex Estonia või Flex Eesti siis vähemalt katab ka lisapagasi. Ehk siis pagasi eest pead ise maksma, aga lennujaamas, kui tuleb see nagu ala, et no tehniliselt sul ei ole see nagu kirjas, et sul on lisapagas ka, siis nad annavad sulle $100 juurde, et sa saaksid selle maksumuse siis seal või maksmisse siis lennujaamas ära teha. Seega, kui sul on rohkem riideid, ma lähen reaalselt 2 kohvriga tagasi. Kui sul on lisariideid, siis lihtsalt soovitan osta see teine kohver. See siis selleks. Jäta ruumi ennasti, sest et sa ostad siin riideid juurde. Teiseks on siis see, et sa võtad kaalus juurde. Eriti kui sa tuled Ameerikasse, sa võtad kaalus juurde. Räägin kogemusest. Ma võtsin siin Ameerikas juurde vähemalt 10 kilo. Arvatavasti võtsin rohkem. Aga sa võtad kaalus väga palju juurde ja lihtsalt ütlen ka, su näonahk võib väga halvaks minna. Aga sa võtad kaalus juurde, seega ei soovita neid crop topikesi kaasa võtta. Aga jäta need crop topikesed koju. Sul most likely sa ei kanna neid siin. Võib-olla paar tükki võtta kaasa, et kui sõpradega välja lähed või midagi sellist, aga most likely sa ei kanna neid siin. Ja sellega seoses ka on see, et vaatama kooli dress code'i. Kui sul ei ole veel enda placement saadud, siis noh. Aga kui sul on juba enda placement, siis ja tead oma kooli, mine oma kooli kodulehele. Kõikidel kooli kodulehtedel on see dress code, aga see on kodulehel kirjas. Seega, tšekka, vaata, uuri, kontrolli. Osad koolid on väga-väga ranged sellega, seega soovitan kindlasti vaata oma kooli dress code'i ja siis riietu sellega. Kolmandaks, kui sa tead, kuhu osariiki sa lähed, palun tšekka nende kliimat. Selles mõttes mitte ainult selleks kuuks, kui sa lähed, vaid ka ülejäänud kuud, et mis on nende tüüpiline kliima, kuidas neil tavaliselt see on kõik see jazz, sest et ma tulin Coloradosse, mul olid põhiliselt mingid kleidikesed, tühkarid, sellised asjad kaasas. Ja siis juba mingi oktoobri keskpaigas hakkas nagu siuke mitte jääkülm, aga suht külm olema. Ja siis novembris saime lund juba, detsembris oli paksu lund, jaanuaris oli lund, veebruaris oli lund, märtsis oli lund, aprillis nüüd oli just hiljuti lumi, seega. Aga samas üleeile oli meil 23 kraadi sooja, seega. Väga bipolaarne kliima, aga kindlasti tšekka kliimat, et siis nagu pakkida selle järgi. Siis kui sul on juba oma placement, sul on su host family olemas ja sa tead, et nad on religious. Ma unustasin siia lisada, et ma pudrutasin enda kirikust nii palju, aga kui nad käivad kirikus ja neil on mingi different dress code seda jaoks, siis uuri kindlasti seda ning paki sellega siis nagu selle järgselt siis. Seega jah, kindlasti vaata see üle ja siis kui sul on juba endal nagu kodus seda veits ebamugav kanda, kui sul on juba enda koduriigis nagu ebamugav seda kanda, ära võta seda kaasa, sest et nagu sul on siis seda ebamugav ka siin kanda. Kõik võib muutuda, su välimus võib väga palju muutuda, seega kindlasti jäta
lihtsalt need paar väikest nipikest endale meelde või kui sa isegi ei mäleta neid sellel ajal, siis võib-olla tule tagasi siia video juurde ja vaata neid uuesti, sest et I wish, et keegi oleks mulle neid nagu öelnud, et kuule, sul on seda rohkem vaja. Aga jah, aitäh, et vaatasid, kui meeldis, siis kindlasti like ja subscribe'i ning mina näen sinuga juba järgmises videos. Tšauki!